mis see ITIL iseenesest on? Sellest, kui ma nüüd hakkan sellest rääkima, siis neid küpsiseid ja saiu ei jätku, sest et selle peale läheb 3 päeva. ITIL-i enda niisugune asi nagu ITIL. ITIL, ütleme kõige lihtsamalt öeldes, on soovitused sellest, kuidas ühte IT-tööd korraldada. Siin ei räägita nii väga, kuidas mingi terminaliga hakkama saada. Põhimõtteline on siin asi pigem selles, et kuidas see töö peab korraldama ja kuidas leida õiged inimesed ja korraldada nende asjaajamine nii, et see terminali küsimus saaks lahendatud. Ja kogu ITIL-i värk on alguse saanud 80 aastatest. ITIL on lihtsalt öelda, kelle oma on ITIL, Inglise valitsuse oma. Inglise valitsuse tellimusel omal ajal see tehti ja tänase päevani ITIL on copyrighti mõttes, akta mõttes. Inglise valitsuse oma, kui soovite. Läbi aegane küll, kunagi oli see mingi 40 õhukest brošüüri. Tänasel päeval kõige uuemad ITIL-i raamatud tulid välja 2011 august. See on 5 paksu kapsast. Ja muuseas, see on üks suuremaid hädasid, mis ITIL-iga kaasneb, on just nimelt see, et see IT-töökorraldus, see läheb järjest keerulisemaks ja keerulisemaks. Raamatute arv on läinud väiksemaks läbi 20 aasta, aga lehekülgede arv on kõvasti kasvanud. Ja kui vaadata näiteks mingi ITIL-i terminit ja sõnastikku, siis live link. Dokumendi algusega me peame kõik ära. Ütleme, umbes ajaline piir, siin on 80 kuidagi niimoodi, ütleme siin koha peal. ITIL-i sõnastikus oli 140 termin. Siin koha peal on selles sõnastikus 550 termin. Ja see on väga suur rohk, kui mingi asi läheb väga suureks ja keeruliseks. Ühesõnaga, mulle tundub, et edasine tee võiks olla pigem niimoodi, et mitte hakata lehti juurde keerutama, et lehti hakatakse välja rebima. Asi hakkab kõhnemaks minema. Aja nõue on selline, et asjad peavad minema lihtsamaks ja kõhnemaks ja arusaadavamaks, on ju niimoodi. Ja kindlasti see tuleb. Aga ega midagi ole teha. Ka läbi selle aja, kuidas see asi on, mõned asjad on ITIL-is nagu ühtemoodi olnud. On see 150 mõistet või on see 550 mõistet, mis on vaja endale nagu selgeks teha, sest et tegelikult neil kõigil on mingisugune otstarvega meie igapäevases IT-alases töös. Selle jaoks üks variant on muidugi, ja see on väga hea variant, osta need raamatud ja lugeda. Aga ITIL ei ole pühakiri ja jumala pärast seda ei pea pühakiri, hulges paljudes asutuses võetakse, siin on öeldud niimoodi, et helpdesk räägib kasutajatega, sa oled spetsialist, sa ei tohi kasutajaga rääkida, sul kasutaja midagi öelda, ütle helpdeskile, helpdesk ütleb kasutajale, kuuleb, mis kasutajale vastu on, ta ütleb sulle, mis kasutaja ütles. No päris niimoodi ka ei pea seda asja nagu koostama niimoodi. See ei ole pühakiri, mida ajab. Aga kasulik on, kui pakse raamatuid keegi sulle seletab, sest keegi meil ei viitsi ju lugeda, me tahame kohe teada saada. Me tahame kohe aru saada, mis on. Aga paksu raamatu lugemine on väga tõliks. Seepärast on olemas ka terved organisatsioonid, mis piibli nimelist paksu raamatut seletavad. Vastavad inimesed on tööl, kes iga nädal tegelevad seletamisega, võtavad mingi teema sealt ja räägivad sulle ära ja kuidas asi. Mida siis tegelikult taheti öelda, mida paksu raamatu kirjutaja kirjutas. Ja natuke see on analoogia siin ITIL-i paksude raamatutega ka niimoodi, et on ikkagi vaja nagu see oluliselt hõlbustab asja, kui keegi seda seletab. See on Inglise valitsuse copyright. Tähendab, aga koolitustel, mis ma veel olen aru saanud, mis on tegelikult väga kasulik, miks koolitusele käia. Ma pean inimestele rääkima. See on nimelt see, et need, kes koolitusele tulevad, need õudselt palju ise teineteise käest õpivad. Ja mina ütlen, et ma ise õpin ka alati. Iga koolitusega, mis me teeme. Hiljuti lugesin kokku, need ITIL-i koolitusi on olnud juba, varsti saab 100. See on tõesti päris palju läbi aastate olnud neid gruppe või niimoodi. Aga iga ühest saa midagi õpib. Ja eriti head grupid on niisugused, kui on paljudest erinevatest asutustest või firmadest inimesed. Sest alati koolituse käigus me ikkagi seda teist arutame, meil mingisugused ülesanded on nii ja naa. Ja ma ütleksin, et
poole peaaegu koolitusest saab inimene ikkagi nende teiste koolituselt osalejate käest kasvõi ka. See on väga oluline punkt, miks koolituste puhul on ja mispärast on alati niisugused kohapealsed koolitused ka selle üksiku raamatu lugemisest igatahes parem. Ja muidugi koos selle niisuguste koolitused, siis neid koolitusi, aga siin on mingi koolituste süsteem on kogu aeg mingisugune püramidaalne ka olnud. Nagu ikka niimoodi, et ühesõnaga, et see kogu aeg näete kõik need püramiidid läbi aja, mis siin on olnud ka kolmesihilised, et all on olnud mingisugune ka foundation, aluste koolitus. See on üldiselt 3 päevane läbi aja olnud kogu aeg, kus põhimõtteliselt antakse sulle kogu ülevaade ja kogu suur pilt selles asjas. Siis tuleb niisugune kesktaseme koolitus. See on nüüd siis üldjuhul on need kesktaseme koolitused alati niimoodi, et need on mõeldud mingi IT-valdkonna spetsialistidele. Sest ega me kõike kunagi ei tea, kui sa oled skänneri mees, sa ei pruugi Oracle'i mees olla niimoodi, rääkimata sellest, et sa oled mingisuguse osakonna juhataja mees või nii. On erinevat liiki rolle siin ja need koolitused, vanasti need nimetati väga ilusasti, nimetati practitioner'i koolitused, vaid need on nüüd tüüpilised ja see on niisugune nädalane värk, kus tegelikult võetakse mingisugune kitsam valdkond ja kus põhiliselt lahendatakse just nimelt rohkem või vähem praktikaga seotud küsimusi. Ja tipp, alati tipub ka olema see suured ülemused ja nemad. Ja on olemas nüüd alati ka tippkoolitused, mingisugused tipptaseme koolitused, mis ongi eelkõige mõeldud siis IT-juhtidele, need, kellel on nagu soov IT-juhiks saada või kes juba on õnnega koos ja suured IT-juhid ja direktorid. Ja muidugi ka need, kes tahaksid olla, ütleme näiteks konsultandid või mingid seda tüüpi inimesed, kes lihtsalt käivad ja räägivad teistele, kuidas neid asju teha. Et niisugune 3-tasemeline süsteem on kogu aeg. See esimene tase, mis siin on, see on see foundation, see on 3-päevane koolitus, kus räägitakse kõigest natukese, tekiks kogu arusaam, kus inimesed õpivad ka selgeks need nii-öelda suuresti õpitakse selgeks, väga tähtis see on põhiterminid. Et edasi, kui me hakkame keerulisemat juttu rääkima, siis vähemalt sõnad on selged ja on teada, mis mida tähendab nagu. Siis läheb nagu edasi. Ja nüüd see kesktaseme värk on ikkagi praegu väga keeruline. Siin on 9 põhilist kesktaseme kursust, mida pakutakse. Nendel on ka veel niisugune katuskursus, kes selle ära teeb. See ongi siis tipptegija valmis, mille nimi on ITIL ekspert, eks ole. Ja välja on pakutud ka tippude tipp, mis ITILis hakkab alles tulema, neid veel ei ole, maailmaski veel ei ole, loodus ka ei ole, ütleme. Need alles hakkavad tulema, see hakkab käima nagu vanasti nõukogude ajal oli. Kui sa oled ekspert, siis palun kirjuta üks doktoritöö. Kus sa oled olnud, mis sa oled teinud, mida sa oled näinud Mikrolingis, mida sa oled näinud IT-koolituses, Elionis, Eesti Energias, Kuku raadios. See ka ei ole kõik. Ja ITIL-i koha pealt just, mis nagu ITIL-is töötab, mis ei tööta, millise ettepaneku sa teed veel ITIL-isse juurde lisada või millised lehed välja rebida. Ja kui sa selle doktori töö oled kirjutanud, siis saadad selle loomulikult kõrgemale atestatsioonikomisjonile, eks ole. Neid ei ole. On, komisjon juba on. ja need siis, kui nad sinu töö heaks kiidavad, siis ütlevad, et oled ikka meister küll ja siis saadki meistriks. Selle jaoks ei ole enam eksamit. See, ütleme see, meistri tase hakkab alles tulema, sinna eksamiga ei saa ega koolitusega ei saa, sinna saab doktorid. Aga need esimesed 3 koolituse taset muidugi on. Ja tegelikult me oleme Eestis läbi aastate kõike seda ka teinud. Olgugi, et mis seal salata, põhiline on muidugi see aluskool. Mitte ainult meil Eestis, kogu maailmas ongi niimoodi, et see ongi loomulikult põhiline, sellest tuleb ka alustada. Me oleme läbi viinud üksikuid kesktaseme koolitusi ja me kavatseme seda nüüd hoopis rohkem teha. Sel lihtsal põhjusel, et ma näen, et aeg on küps. Ma ütleksin, et selle esimese taseme koolituse läbi käinud inimesi on sadu Eestis. Ka neid, kes on viitsinud vastava eksami teha. Lipp on nimelt selles, et kõik need koolitused ju
see sisu, mis on. Nagu ma ütlesin, et omanik on inglise valitsus ja sealt keskelt tegelikult saadetakse ka vastavad nüüd nii-öelda ettepanekud, mis see sisu peaks olema ja vastavalt igale koolitusele on loomulikult olemas ka sertifikaadi eksam. Antakse see sertifikaat välja, kui sa ikka koolituse oled omandanud ja eksami õigesti ära teed. Ja see sertifikaat ongi siis ka aluseks mööda seda püramiidi kõrgemale ronida. Neid on, sertitegijaid on kindlasti 3-kohaline arv Eestis. Kesktaseme sertifikaate, ükskõik kas nad on käinud sellel mõnel üksikul meie poolt seni korraldatud koolitusel või mõned inimesed on ka kuskil välismaal õppimas käinud, Soomes, Inglismaal endas või nii. Neid on 2-kohaline arv. Aga ma arvan, et neid võiks kindlasti juurde tulla. Ja järgmine kesktaseme koolitus, mis meil tuleb, on nüüd 10 päeva pärast. 9. me alustame. 9. aprillil alustame ja seal on meil juba 9 inimest kirjas ja see on väga tubli. Sest Eesti häda oli kogu aeg, oligi see, et ei saa gruppi kokku. Ja 2 inimesega koolitust pidada on vähe viljaks, eks ole, nad õpivad vähe, neil on väga vähe teineteisel rääkida, aga võtad 10 inimest, neil on juba palju omavahel rääkida, nad õpivadki midagi selgeks, eks. Paistab, et nüüd on see põhi juba nii suur, et järjest nõutakse, soovitakse ja tuleb ka inimesi, kes saavad nüüd seda teha. Tiitil eksperte on Eestis ka olemas, aga neid on 1-kohaline arv. Aga on. Ja see ei ole üks, see on rohkem kui üks. Mitu inimest kohe. Ja see süsteem ongi siis nüüd eksamid. On see foundation, on 3 päeva koolitus ja eraldi, see koolitus ei sisalda eksamit. Eksam tuleb eraldi juurde tellida ja maksta. Kesktaseme koolitused, neid on olemas 2 liiki. Niinimelt capability moodulid ja life cycle moodulid, ma paari sõnaga räägin veel juurde, mis sellest vahe nagu on. Üks nendest on 5-päevane, teine on 4-päevane eksamiga koos. Eksamid tehakse juba siin ka kohe ära, kassa juurest lahkumata. Ja need capability on 4 erinevat koodnimedega koolitused ja vastavalt ka eksamid ja sertifikaadid. Life cycle'i eestikeelne termin. Me peame kogu aeg mõtlema eesti keele peale. Eesti keel, kus on elu? Elutsükli võimekus. Kus on, ja. Aga elukaar, mis te arvate niisugusest termist? Ma kohetan, oma kasu on mul ka, mis te arvate? Seda doktori tööd. Ja. Soome keeles on elinkaari. Ma mõtlesin, et eesti keele kui tõlkida võib-olla ütleks ka elukaar. Ei, vaata, miks ta on life cycle on just sellepärast, et ta on, rohkem on seal seda budistlikku suget, et kui sa ära sured, sa sünnid vastu uuesti. Sellepärast on see tsükkel, aga kaar seda ei tähenda. Ma ei tea, jah. Kaar on lahtine. Ma küsisin Keeleinstituudist ka, et kas võib öelda elukaar, kus te tahate seda öelda. Ma ütlesin, et see on erialane sõnastik, kus te kirja panna. Mina arvaksin niimoodi, et elukaar võiks öelda, ütleme, matuse talituses või kui on mingi pensionäride kogunemine, see on väga poeetiline. Ma tahtsingi teada, et kas elukaar on teie meelest poeetiline või ei ole, ütleme elutsükkel, jah. Need on need elutsükli eri etapid ja igaühe kohta on siis ka vastav. Mis SS on siis sünd ja surm? Service strategy. See on inglise valitsus oma, kõik on inglise keeles sõnad. Ja see kokkuvõte on siis ka nädalane koolitus. Ma näeksin ka Cross the Life, ma mõtlesin, et see oli see alused. Need on igasugu spetsialistidele, see on siis juhtkonnale ja konsultantidele ja ekspertidele, just nimelt, kes selle lõpuks ära teeb, saab eksperdi tiitli. Niimoodi see süsteem käibki. Aga eksperdiks, et saada, asi on palju keerulisem veel. Iga eksam ja sertifikaat, mida te teete, annab teile teatud arv punkte. Aga õiglased kirjutavad krediite saab. Ja eksperdi saab see, kellel on 22 punkti koos. Foundation, see 3 päeva, üldiselt punkte saab niimoodi, et koolituste päevade arv -1.
kui 3-päevane koolitus saate 2 punkti, kui on 5-päevane koolitus saate 4 punkti ja välja arvatud see tippkoolitus, mis annabki 5 punkti. Seda iga koolitus annab mingi arvu punkte ja te peate ja igaüks, kes tahab siis sellele eksperdile välja jõuda, ütleme sisuliselt, see tähendab seda, et ta peab tegema kas algtaseme koolituse, kas 4 või 5 erinevat kesktaseme koolitust läbi käia. Ja seejärel see tipptaseme koolitus, et see on ekspert valmis. See on ühesõnaga päris pikk töö ja seepärast nii vähe ongi. Sest et enamasti on kõik noored inimesed, need kõige vanemad jõuavad siin. See on siiski elukaare värk. Kui sa pead ju nii palju koolitustel käima. Aga tõesti, tähendab, et ja siis need erinevad variandid ongi niimoodi, et kohustuslik on ainult, eks ole, foundation teha ja siis see lõpus tipptaseme koolitus. Aga siin vahepeal sa võid miksida neid 4 ja 3 punktilisi koolitusi niimoodi, aga põhiline on see, et sul kokkuvõttes nii palju kui vaja neid punkte tuleks. Nüüd, mismoodi, millised need kesktaseme koolitused on? Ma võin teile kohe öelda niimoodi, et meil on võimekus IT-koolitusel siin ükskõik missugust koolitust teha nendest 9 kesktaseme koolitusest ja ka kõrgema taseme koolitusest. Kui ainult saaks grupi kokku, siis ei ole mingit probleemi, me saame selle asjandusega ära teha. Aga nagu ütlesin, probleem on grupi kokku saamisega, kuna Eesti on nii väike lihtsalt. Ilma nalja. Capability stream, see on nüüd nii-öelda võimekuse moodulid. Need on mõeldud eelkõige praktikutele. Inimestele, kes tegelikult töötavad IT-spetsialistidena. Ja need 4 erinevat, siin on need loetletud lihtsalt need koolitused üles koos vastavate ingliskeelsete protsessi nimedega, mis on sees. Aga põhimõtteliselt siis see osa operational support ja analysis on mõeldud siis IT-inimestele, kes töötavad supportis, toes. Kasutaja tugi ja selle selja taga seisvad tiimid. Service offerings and agreements, see on pigem koolitus seda laadi inimestele, kes on, ütleme, mingid kliendihaldurid, teenuse haldurid, seda tüüpi. Release control validation. Selles koolituses räägitakse, see on, ütleme, võib-olla kõige parem nendele, kes tegelevad otseselt, ütleme, mingisuguste teenuste kokkuehitamise, testimise, nende juurutamise, laivi viimisega ja nii. Igat laadi sellised spetsialistid, kõik sysadminid ja niimoodi, nendele on võib-olla kõige mõistlikum see release control validation. See, mida me 9. alustame, ongi just nimelt release control validation. Ja planning, protection ja optimization, see on nüüd, ütleme, teenuse suuresti nendele inimestele, kes nii või teisiti tegelevad teenuste planeerimise, kavandamise, disainimisega. Sõltuvalt inimese nüüd nii-öelda kohast ja spetsiifikast, kus ta on. Ja selle kursuse sisu, mis siin igas ühte on võeldud, need on siis just mõeldud nagu, et ta kataks enam-vähem temale vajaliku valdkonna ära ja nendest 5 raamatust on siis võib-olla ühest, võib-olla teisest võetud vastavad osad, mis on siis niisugune loogiline tervik nagu kokku pandud. Life cycle stream, need on punkti võrra odavamad ja päeva võrra lühemad kursused. Need on üldiselt mõeldud IT-juhtidele, nendele, kes lõpuks tahavad eksperdiks välja jõuda. Või ka vastavatele osakonna juhtidele eelkõige. See tähendab, et kui capabilities, meil raskuspunkt on eelkõige just tööprotsessidel ja kuidas praktikas need tööprotsessid peaksid toimima, siis siin on jutt pigem ka sellest, kuidas, ütleme, mingisugune vastav valdkond organiseerida oma töö juures. Kuidas olla mingi selle valdkonna juht või kund. No, ja need valdkonnad on nii, nagu need IT-le järgi need teenuse elutsükli asjad on, strateegia, kõige suurem paika pane, teenuste disainimine, mismoodi me neid teenuseid planeerime ja kokku paneme. Service transition. Transition on halvasti tõlgitav sõna eesti keelde, aga ütleme, et see on juurutus, teenuste juurutamine. See on, ütleme, see osa
mis eelkõige tegeleb, ütleme, teenuse valmis ehitamise ja testimisega ja mis lõpeb sellega, et antakse üle teenuse laivi, millega tegeleb eelkõige siis support service operation ja continual service improvement, see on kvaliteedi juhtimine, IT kvaliteedi juhtimine, omaette tegevus. Ja neid on, nagu ma ütlesin, et need on siis eelkõige nad on mõeldud küll selle valdkonna juhtidele ka, aga kui nüüd neid võrrelda eelmise lehekülje peal, kus on nüüd siis mingisugustele spetsialistidele, praktikutele mõeldud, siis tõesti rõhuv enamus IT-spetsialiste leiab oma koha siit. Kahte liiki IT-spetsialistid, kes on, leiavad eelkõige omale kõige parema siit. Kui sa oled ikka puhas IT-juht või direktor, siis sa peaksid sellel käima. Kui sa oled kvaliteedi juhiks pandud, siis sa peaksid seda võtma siit. See vahepealne suuresti kaetakse selle 4 mooduliga tegelikult ära, aga sa võid muidugi ka nende järgi. Ja need tõesti kõik üks-ühele vastavadki ITIL-i, see on 5 paksu raamatut, eks ole. See 5 paksu raamatut nende elutsükli etappide järgi ongi ka kirjutatud, aga need tööprotsessid, üks ja seesama protsess võib tihtipeale esineda ka mitmes raamatus siin ja niimoodi.